tere sõbrad, mul on teile teed või tähendab I've got some tea või teisisõnu, mul on teile üht-teist rääkida. Muideks see ei ole alkohol, mida ma joon. See on minu uus lemmikjook, mis ma poest leidsin nimega Root Beer. Ma tunnen ennast suht Shane Dawsonina seda juues. Ja ma sain alles nüüd teada, et see on suht selline magus ingverijook ja see ei olegi õlu ja ma ei tea, miks ma arvasin, et see, mida Shane joob, on õlu. Ja Root Beer ei maksa mulle selle eest, et ma seda siin praegu joon. Aga jah, see selleks. Ja teine asi. Ma mõtlesin, et ma olen vastutustundlik ühiskonna kodanik ja ostan endale korduvkasutatavaid kõrsi. Ja siis ma sain aru, et neid selliseid spiraalkõrsi ei ole just kõige mõttekam panna nõudepesumasinasse. Nii et kui te ei taha, et teie spiraal appi, ma loobin igale poole seda jooki maha nagu. Ühesõnaga, ärge pange oma plastikust spiraalkõrsi nõudepesumasinasse, muidu te saate siuksed välja veninud plokid endale. Aga noh, see kõrs veel töötab, nii et ma kasutan seda veel edaspidi. Aga jah, ma küsisin teilt nädala alguses, et kas te tahate, et ma räägin teile sellest, mis hetkel toimub, ehk mul on tunne, et keegi üritab minu kulul ja minu nimel endale mingeid asju tellida. Ja päris mitmed teist vastasid, et jah, te tahate sellest kuulda. Ma üritan siin kanalil olla suhteliselt positiivne ja mitte rääkida negatiivsetest asjadest, aga kuna sellest võib olla kellelegi kasu, olla tähelepanelikum internetis oma infot jagades ja ausalt öeldes ma ei teagi praegu, mida ma oleks pidanud või mida ma peaksin teistmoodi tegema. Aga kindel on see, et kahtlastelt lehekülgedelt ei tasu asju osta, firmadelt, mis nagu ei ole tuntud või ütleme nii, et kui mul on mingit sellist asja vaja netist tellida, mida ei saa mingisugusest sellisest teadaolevast, tuntuvast netipoest, mis on mingi spetsiifiline, ma ei tea, kas siis elektroonikajubin või mingi muu asi, siis tavaliselt, kui ma olen selle toote või asja leidnud mingisuguse väiksema või mulle kahtlasena tunduva firma lehe pealt, siis ma olen selle firma kohta guugeldanud, et kas on inimesi, kes on nagu kaevanud selle kohta või on kommentaare näiteks, et tarned on pikad ja nende asjad ei jõua kohale või mis iganes. Kindlasti enne uurige, kui te tellite kahtlastelt lehtedelt ja tänapäeval kahjuks ka mitte kahtlased lehed võivad vahel tünga teha või lihtsalt sa jääd kahe silma vahele. Kui sa unustad ära, et sa tellid paljudelt lehtedelt korraga ja sind unustatakse ära ja sina unustad, et sa oled sealt tellinud, siis sa võid vahel tünga saada. Nii et alati nagu kontrolli, uuri, kaugel su asjad on, kirjuta, küsi üle, kui need asjad jäävad toppama. Et jah, see on selline üldine jutt ja ma olen ka üritanud olla tähelepanelik ja ettevaatlik tavaliselt asjade tellimisel. Ja õnneks Osta.ee ja Jaga.ee ja sellised lehed on kõik nagu selles mõttes turvalised, et kuigi sina oled nagu oma poolt ülekand ära teinud, siis ei saa see müüja ennem nagu sealt lehelt raha kätte, kui sina oled nii-öelda deposiidi vabastanud ja kui mingi jama on, siis vajadusel vähemalt selle lehe abiga sa saad nagu asjad korda ajada. Et igasuguste netikuulutuste peale mina ei soovita ka asja tellida, kes näiteks eraisikud, kes tahavad, et sa enne teeksid ülekande ja siis ta lubab sulle asjad saata. Et ma tean, et paljud on sealt kaudu saanud tünga ja nii edasi. Aga see tänane asi, millest ma räägin, ma isegi hetkel ei tea, kust kaudu on minu info levinud või ühesõnaga, ma täpselt ei tea, mis toimub, aga ma räägin teile nii palju, kui ma tean ja ma ei tea, see asi on super kahtlane. Ühesõnaga, praeguseks on olnud siis juba 2 kahtlast juhtumit. Kui oleks asi selle esimesega piirdunud, siis ma võib-olla olekski arvanud, et keegi on kuskil mingi apsaka või vea teinud ja ma olekski asja sinna paika jätnud.
aga 2 asja lähiaja jooksul on juba suht kahtlane. Esimene juhtum oli siis selline, et keegi kirjutas mulle Facebooki minu kunstipoe ehk siis kunstikodu lehele firmast A-Veljed, et tere, et kas teie juures töötab selline inimene nagu Piret Järv. Kuna kunstikodu olengi põhimõtteliselt mina, siis ma vastasingi, et jah, tere, mina olengi, et milles asi. Ja siis mult küsiti, et kas mina olen tellinud Tartust firmast siis A-Veljed endale rehvid. Ja siis ma lihtsalt vastasin, et ei, kahjuks see ei ole mina, et mul pole lubegi ja ilmselt on see keegi teine Piret Järv, kuna ma tean, et selle nimelisi on veel. Selle peale lihtsalt see inimene vastas, et selge, aitäh ja kogu asi oli lõppenud. Sel hetkel ma mõtlesingi, et ju siis keegi minu nimekaim oli lihtsalt tellinud endale siis rehvid ja ei olnud kas siis nendele järgi läinud või ei olnud siis maksnud nende eest või ma ei tea, sest et rohkem minu käest midagi ei küsitud ja sinna see asi jäi. Kuid see ei jäänud ainsaks korraks. Umbes nädal hiljem tuli mulle meili peale, ehk siis nüüd mitte ei kirjutatud mulle Facebooki, vaid kirjutas mulle üks teine autoosadega tegelev firma minu isikliku meili peale sellise kirja, et täname, teie tellimus on vastu võetud ja siis meilile on lisatud arve. Ja siis ma nagu ehmatasin nagu suht ära, et nagu juba teist korda seoses mingi autoosadega keegi on siis andnud minu nime ja teinud mingeid tellimusi. Minu meili peale on tulnud arve, nagu lisaks lihtsalt minu nimele on nagu nüüd kasutatud minu meiliaadressi, minu isiklikku meiliaadressi. Ja siis ma nagu ehmatasin küll nagu veits ära ja kuna Andres nagu on selle firma kaudu ka enne mingeid asju tellinud. Ja muide, kui keegi nagu arvab, et äkki Andres on kuidagi sellega seotud, siis 100% ma tean, et tema midagi minu nimel tellinud ei ole ja temasse nagu see asi ei puutu. Aga jah, siis ma palusin Andresel sinna firmasse helistada, uurida selle asja kohta, et põhimõtteliselt ta ütles, et minu meilile on siis selline arve tulnud, et meie küll midagi ei ole tellinud ja me ei ole ka nõus maksma millegi eest ja palun siis tühistage see arve. Ja õnneks nagu sealt firma poolt ilusti öeldi, et jah, et selge, et me tühistame selle arve nagu ja see arve nagu, mis siis nii-öelda mina oleksin siis pidanud maksma, oli 121 eurot ja 23 senti, mis on nagu vähemalt minu jaoks suur arve. Nagu ma ei tea nagu mis mõttes nagu õnneks ma vaatasin nagu üle, et minu pangakontolt ei ole midagi nagu maha läinud. Et vähemalt nagu õnneks keegi ei ole minu mingeid pangakaardi infot saanud. Minu pangakaart on kogu aeg koos minuga, keegi ei tea mingeid koode. Ma loodan, et keegi ei ole häkkinud minu arvutisse, sest et ma tegelikult ka netipoodidest olen ju asju ostnud, aga õnneks midagi pangakontolt maha ei olnud läinud. Mul pole õrna aimugi, kas lihtsalt on olnud järjest 2 sellist juhust, kus minu nime alt siis keegi mingi auto asju on tellinud või ostnud. Kas see inimene on lootnud, et need asjad nagu saadetakse ennem välja ja alles hiljem küsitakse raha ja siis jääb see nii-öelda nagu minu kaela või milles asi on. Ja selle teise juhtumiga, selle arvega ma isegi nägin, mis aadressile nagu need asjad tellitud oli. Ja mina vana häkker kohe läksin ja guugeldasin, et mis aadress see selline on. Ja ma isegi leidsin, see oli Tartus ühe kortermaja, ühe korteri aadress, mille nimel ka on mingisugune firma registreeritud. Aga kuna praegu, ma ei tea, asi nagu kaugemale ei ole läinud, ma loodan, et see oli mingi apsakas või viga, kuna minult praegu raha kontolt maha pole läinud, siis ma ei ole rohkem edasi uurinud, aga põhimõtteliselt selle teise tellimuse inimese nimi on mulle teada
igatahes ma annan teile edaspidi teada, kui veel mingid sellised juhtumisi peaks olema, siis ma igatahes kavatsen konkreetselt sellele inimesele kirjutada ja küsida nagu mida pekki toimub. Ma võin nii palju teile öelda, et see on meesterahvas ja tundub, et meil on üks perekonnanimi, aga meie eesnimed ei ole isegi mitte sarnased. Nii et ma ei tea, kas ta lihtsalt on huupi pakkunud mingi eesnime ja pannud enda perekonnanime ja öelnud, et et pange see mu õe arvele või midagi. Aga jah, mina seda inimest ei tea, pole enne kuulnud, näinud ja ma loodan, et see on lihtsalt mingi viga või apsakas või lihtsalt see arve saadeti valele meilile. Aga jah, ma ei tea, see on nagu kahtlane, see ei tundu nagu enam juhus, et nagu sellist 2 asja järjest on juhtunud. Ja kommenteerige vabalt nagu alla, kui teil on mingisugune teooria, et nagu milles võib asi olla. Või kui te olete kuulnud mingisugustest trikisüsteemidest, kuidas keegi on üritanud kellegi teise nimel nagu asju tellida, et ma tean, et osadele firmadele võimaldatakse selline asi, et sa saad enne asja kätte ja sa maksad nagu hiljem. Kui nüüd veel negatiivsetest asjadest rääkida, siis mul on plaanis mingi aeg ka natukene oma kappedest rääkida, millega ma nagu hetkel kappedega seoses ise rahul ei ole. Ühesõnaga, ma ei hakka praegu pikalt rääkima. Ma arvan, et ma teen mingi aeg 2 eraldi videot. Ühe video, kui mul on kõik hammastega juba korras ja ma teen sellise kokkuvõtva video, kuidas ma olen oma hambad siis sirgeks saanud. Ja ma arvan, et ma teen eraldi veel video, kus ma räägin asjadest, millega ma ei ole rahul seoses nende kappedega. Osati on ka asi nagu lihtsalt praeguses olukorras ja selles, et praegu ei saa minna hambaarsti juurde ja et pakid ei liigu ja seega venib nii-öelda minu hammaste ravi. Aga ütleme niimoodi, et seal on veel olnud mõned ootamatused, millest mulle alguses ei räägitud. Et paljud on ka juba küsinud mu käest kappede kohta, minu kogemusest, minu arvamuse kohta, et ma teen eraldi 2 videot. Et praegusel hetkel niikuinii, kui teil on nende kappede vastu huvi, siis ma arvan, et praegusel hetkel te ei saaks niikuinii seda ravi alustada, et selleks peab olukord taastuma. Et praegu ei saa isegi hambaarsti konsultatsioonile vastuvõtule minna, nii et niikuinii sellega läheb veel natuke aega. Aga jah, ma loodan, et asjade minu nimel tellimise saaga on läbi ja et sellest midagi edasi ei saagi. Aga jah, ma annan teile teada, kui veel midagi juhtub ja palun subscribe'ige ka, kui te veel seda teinud ei ole, kui te tahate teada, mis edasi juhtub. Kui te tahate minu hammaste sirgendamise käekaigu kohta kuulda, siis subscribe'ige ja nagu paljud teist juba teavad, ma postitan igal nädalal. Aitäh teile, kes te olete juba subscribe inud ja näemegi teiega juba järgmisel nädalal uues videos. Tšau!